ütleks nüüd nagu tere kõigile. Ja et no tänasel infopäeval toimub koolitus, et kuidas lahendada kriisiolukorras probleeme. Ja et meil on täna tulnud 2 koolitajat ja et see on umbes 1,5 tundi. Ja et või ka, kui Tere õhtust ka meie poolt. Mina olen Kristi Aab ja tulen mina teie juurde Päästeametist. Ja Päästeametis olen mina siis töötanud elanikkonnakaitse teemadega siis kokku puutunud juba rohkem kui 5 aastat. Ja vabatahtlikuna Naiskodukaitses olen samamoodi elanikkonnakaitse teemadega seotud juba ligemale tegelikult 20 aastat. Ja oleme täna koolitajatena 2. Minuga kaasas on... Mina olen Karmen Kukk ja olen laeva vabatahtlik päästja. Ja nagu öeldud, tänane koolitus on umbes 1,5 tundi ja kasutame siin erinevaid meetodeid. On natukene infoosa, me vaatame videosid ja me teeme mõnda ülesannet ka praktiliselt läbi, mis võib teil olla tegelikult tulevikus ka kasuks. Ja kui teil jooksvalt tekib küsimusi, siis te saate neid ka jooksvalt küsida, tõstke käsi, andke märku ja siis me saame nendele küsimustele kohe jooksvalt ära vastata, sest võib-olla pärast ei ole see küsimus enam meeles. Aga tegelikult kriiside puhul me ei räägi ainult sõjalisest ohust, et me räägime ka väga paljudest muudest, kuidas ma ütlen, katkenud teenustest, mis võivad tulla, et näiteks meil on elekter ära, meil on lumetorm, et kriisi puhul me ei räägi ainult sõjalisest ohust. Uuringutest on selgunud, et Eesti elanikud ei ole väga hästi kriisideks valmis ja sellel aastal viiakse läbi siis uus uuring ja me väga loodame, et tegelikult see olukord Eestis on paranenud ja inimeste siis teadlikkus ja samamoodi ka oskused on paranenud. Nüüd siit ka korteristu elaniku kohta, kuidas hakkama saada, kui sa elad korteris, aga ega need samad teadmised ja oskused tulevad kasuks ka siis, kui sa elad tegelikult oma majas. Nii, ja kui me vaatame siit korraks, et see mõiste elanikkonnakaitse, mida tegelikult tähendab elanikkonnakaitse, et me oleme siis kuulnud seda terminit, aga mida see siis tähendab? Ja elanikkonnakaitse hõlmab kõike seda, et kuidas inimesed ise saaksid paremini ja teadlikumalt siis erinevateks kriisideks valmistuda ja seal hulgas ka näiteks sõjaolukorraks. Et elanikkonnakaitse eesmärk ongi siis inimestele pakkuda koolitusi, väljaõppeid, selliseid seminare. Ka tänane koolitus on üks osa elanikkonnakaitsest. Ja elanikkonnakaitsesse panustavad tegelikult kõik nii mina, sina, korteriühistud, kogukonnad, kohalikud omavalitsused ja tegelikult ka riik tervikuna. Ja eesmärk ongi siis see, et inimesel oleks juba varakult saadud teadmised ja oskused, kuidas siis paremini hakkama saada. Nii, elutähtis teenus. Nagu ma tõin välja, et elutähtis teenus on meie jaoks väga oluline, sest teatud hetkedel on ka see, et kui teenus meie jaoks katkeb, võib mingil ajal sattuda ohtu meie elu või meie tervis. Eelmisel aastal 18. oktoober muutus hädaolukorra seadus ja võeti vastu Eestis uus seaduse muudatus ehk Eestis on nüüd 22 elutähtsat teenust. Kui varasemalt oli neid 14, siis nüüd on 22. Ja mina ka siis küsin teie käest, et te saate siit väiksed ikoonid on, siit ei ole isegi teksti näha, aga mis teie arvate, mis on meie jaoks hästi olulised elutähtsad teenused? Millest me oleme tegelikult väga suuresti sõltuvad, me kõik? Infot, siis mis on meil need elutähtsad teenused? Siin, nagu näed, embleem on elektriga varustamine. Elektriga varustamine on üks baas elutähtis teenus, sest praegu me kasutame ka ju elektrit. Meil on valguselekter, meil on küteelekter,
meil on samamoodi, et me saaksime kasutada elektrit või arvutit, meil on elekter ja väga paljud muud. Siis mobiiltelefoni teenus on elutähtis teenus, et me saaksime siis helistada ja on siis mobiiltelefoni teenus samamoodi elutähtis teenus. Andmeside teenus ehk internet. Et kuidas teie jaoks on? Kas see info, mis tuleb internetist, on teie jaoks oluline? Samamoodi ka kriisi olukorras. On. Kui me lähme siit edasi, siis vedelkütusega varustamine. Kas siin on ka keegi või kelle peres on sõiduauto? Paljudel on. Siis ka kütteanklates, ka vedelkütusega varustamine on elutähtis teenus, aga meie Päästeameti poolt on siis see soovitus, et pigem siis olla siis kütusepaagis pool paaki kütust, et kui tekib olukord näiteks ja tuleb teavitus, et me peame evakueeruma või kuhugi väljapoole õhualast liikuma, siis kui mul on autopaagis kütust olemas, ma saan vähemalt poole paagiga teisele poole Eestit siit Tartust sõita. Sest tanklates on küll, tanklad peavad tagama küll kütuse, aga need järjekorrad tanklates võivad olla väga pikad. Ning Tartus on samamoodi 4 avariitankla. Avariitankla tähendab siis seda, et kui on pika elektrikatkestus, siis need tanklad toimivad generaatori toitel ja sealt on võimalik saada ka tavaelanikel siis kütust. Aga nagu ma ütlesingi, siis tegelikult need, kes tahavad kütust sellel hetkel on väga palju, et kui sa oled teadlikult käitunud eelnevalt, siis võib-olla sa jõuad juba ohualast välja minna ja siis alles tankida. Aga me pärast näitan ka kodulehelt teile, kus asuvad Tartus siis autonoomsed tanklad. Avariitankla nüüd on korrektne nimetus. Me peaksime mingil põhjusel evakueeruma ja liigume riikliku evakuatsiooni kohta, siis seal on samamoodi see isiku tuvastamine, et kui sa lähed evakuatsiooni kohta, esitad oma dokumendi ja seejärel teatakse, kes on siis evakuatsiooni kohta saabunud. Et selles suhtes on ka siis see teenus elutähtis teenus ja dokumendid ka kriisiolukorras peavad olema siis alati kaasas. Selline kaugküttega varustamine, toiduga varustamine, et need samamoodi elutähtsad teenused. Kohalik omavalitsusel on 4 teenust. On vesi ja kanalisatsioon, et tema tagab, et vesi jõuaks sinu kortermajani või sinu eramajani. Et kuidas vesi kortermajas edasi liigub, et kas ta liigub siis selle survejõul või on selleks ka vaja näiteks elektrit, siis see on juba ühistu natukene kanda. Samamoodi ka kaugküte. Kaugküte on küll see teenus, et kui elekter kaob, siis tegelikult elutähtsa teenus osutaja, kes tagab teile kaugküte jõuab teie kortermajani, aga kui kortermajal ei ole generaatorit, mis tegelikult siis tekitab olukorra, et see küte ka liiguks kortermajas edasi, siis on probleem, sest elutähtsa teenuse osutaja tagab kütte teie majani, aga sealt edasi see ei liigu. Et need, kes elavad kortermajas, kas teie kortermajal on juba selline võimekus, et on kas siis generaatori ühendamise valmidus olemas või ka siis generaatori või on generaator juba olemas. Et seda siis tegelikult ühistutes tasub nagu mõelda, et teinekord on sellised olukorrad, et kui kortermajal on tekitatud ka ühendamise võimekus, siis neid generaatoreid ka saab laenata, et ongi üks kortermaja kasutab seda 3 tundi, tagab sooja ära ja siis roteerub järgmise kortermaja juurde. Aga kui ühendamise võimekust ei ole, siis tegelikult sulle võidakse isegi pakkuda generaatorit, aga sellel hetkel me seda generaatorit kasutada ei saa, sest see kortermaja ei ole niimoodi seadistatud või need elektriseadmed. Ühistu teevad ja nii edasi,
siis kortermaja elanike elule raskemate tagajärgede kogud, et 2 ohtu on võib-olla kõige suuremad ja me tahes või tahtnud, me tegelikult peame natukene mõtlema ka selle sõjalise ohu peale, et kui me vaatame, siin on see pilt, siis kortermajadel on siis tegelikult ikkagi see, et kas on siis sõjaline oht. Ja teine variant on ka siis talvel, kui on siis kütte- ja elektrikatkestused korral, et siin ekraani peal on pilt, mis on siis tekkinud see, et on väga külmal ajal, mis võib juhtuda kortermajaga, sest tegemist on siin juba miinuskraadides, ka kortermaja temperatuur on langenud miinuskraadidesse ja täpselt samasugune olukord võib juhtuda ka näiteks siis, kui kortermajas talvisel ajal on suur tulekahju ja on toimunud siis kustutustöö, võib kortermaja näha täpselt midagi sarnast välja, nagu siin ekraani pildi peal on. Ongi siis see valik, et me ütleme, et kriisideks tuleb valmistuda. Kui me oleme valmistunud, siis me saame kriisides paremini hakkama, aga kui me näiteks ka kortermajas ei ole valmistunud, meil ei ole alternatiivsetele lahendustele mõtlen, siis tegelikult, kui me räägime ka pikemast elektrikatkestusest, siis me peame kortermajast evakueeruma. Ka siis oma tuttavate juurde, sõprade juurde, sugulaste juurde, aga kui talvisel ajal kortermajas elekter katkeb, siis 2 ööpäevaga on seal juba temperatuur väga langenud ja tegelikult elada on seal juba väga keeruline. Mis lehekülgi? Härra on... Vaatan, hakkan otsima. Väga hea. Ole valmis. Kas ole valmis mobiiliäppe või ole valmis kodulehekülg? Et kui teil on see enne alla laaditud, siis kui internet ära kaob, siis te saate seda äppi ikkagi kasutada ja seda infot, mis seal äpis on, te saate telefoni aku täis saada, on müügil akupankasid, et meil on teile siia vaatamiseks ka pannud ja tasub vaadata seda, et akupanka saaks laadida päiksepaneeliga. Et näiteks panete akna laua peale ja ta laadib ennast niimoodi ka täis, mitte te ei pea ainult elektriga seda täis laadima. Et akupankasid on väga palju erinevaid. Ja seal on. Ja näiteks tegelikult soovitame pigem osta pealampi. Sellepärast, et kui te panete pealambi pähe, siis on teil käed vabad ja te saate teha erinevaid tegevusi. Et pigem pealamp ja soovitame pigem akuga, aga võivad olla ka patareidega. Siis on selline huvitav näide sellest, et kuidas saada veel valgust. Müüakse selliseid pirne, mis toimivad selliselt, et nad ei vaja elektrit, et seda te saate ka pärast siit kapi pealt uudistada, et see pirn on siis igapäevaselt teil laes ja ta toimib nagu tavaline elektripirn. Vaata seal laualambil osadel on need laualambid. Just. Ja kui elekter läheb ära, siis ta teatud tunnid, nii nagu tootja pakendil ütleb, arvestage natuke vähem, aga siis ta teatud tunnid te saate põleb teil ka ilma elektrita. Ja kaasas on siin ka selline tore nupukene, millega te siis, kui elekter ära läheb, teda reguleerite. Ja selles mõttes on ta väga hea, et te saate teda riputada erinevatesse ruumidesse, et ta ei ole teil kogu aeg seal laes kinni, vaid peate minema magamistuppa lähetama. Riikliku teavitusega, et ta ei ole valesõnu, siis esimene on see, mis on teada, et saatja on alati läbivate suurte tähtedega, nagu on siin üleval, alarm on saatja. Järgmisena sõnumi sisus on siis see, et riiklik asutus, kes seda sündmust siis on pealahendaja. Antud juhul, kui on tegemist näiteks tulekahjuga, on siin märge juures, et Päästeamet on siis selle info siis välja saatja ja lühidalt on kirjas, mis sündmusega on tegu, antakse lühidalt käitumisjuhised. Näiteks selle näite puhul oli see, et kell 17:49 teavitati tulekahjust Suur-Sõjamäe tänaval asuvas jäätmejaamas, et levib mürgine suits
ning sulgeda aknad, uksed ja vältida sellest piirkonnast liikumist. Ja pandud siis selline, et kust või millistelt kanalitelt saab lisainfot. EE-alarm ohuteavitussõnum saadetakse siis mastipõhiselt, et kui sinu mast jääb ohualale, siis sa selle teavituse saad. Ja praegu on see, et see teavitus võib tulla sul mitmes keeles, on eesti keel, vene keel või inglise keel. Lähitulevikus aga sa saad oma operaatori juures ära seadistada, et mis keeles sa endale siis ohuteavituse sõnumit soovid saada. Aga viipekeeles. Viipekeeles soovid. See on keeruline kahjuks. Ja siis see ohuteavituse, see e-alarm saadetakse sulle vähemalt 2 korda. Esimene sündmuse alguses ja teine sõnum saadetakse sulle siis, kui sündmus on lõppenud ja olukord on lahendatud. Ja see sõnum saadetakse sulle ka siis, kui sa oled juba ise liikunud ohualast välja. Et antud näite puhul oli see, et kui see mürgine suits levis Tallinnas ja seal lähiümbruses, aga sina sõitsid tagasi näiteks Tartusse, siis sina saad ka selle sõnumi, et olukord on lõppenud. Ja kui näiteks Tallinnas on see tulekahju, märgistatakse ära see ohuala, aga meie seda ei tea, liigume näiteks Tartust Tallinnasse ja nii kui me ületame selle ohuala piiri, siis me saame ka selle teavitussõnumi. Isegi kui need, kes seal alal juba olid varem, said näiteks tund aega tagasi. Kui sa satud ohualale, saad sa samamoodi teavitussõnumi. Et see on üks ohuala põhine SMS on üks variant. Nüüd kohe, kui on suurem selline olukord, siis kui on vajalik saata ohuteavitus väga paljudele elanikele, siis üks, mida kasutatakse, ongi siis EE-alarm ohuteavituse sõnum. Ja lisaks on veel siis ole valmis mobiilirakenduse kaudu, kui sa oled seadistanud selle, et sa soovid saada ohuteavitusi. Ja seal on 2 valikut, kas sa soovid saada riiklikku ohuteavitust või ka maakondlikku ohuteavitust. Ole valmis äpil, sa saad isegi valida mitu maakonda, mille kohta sa soovid saada teavitust. Et kui seal maakonnas on mingi ohuolukord, siis kõik, kes on selle ära märkinud, selle teavituse selle kohta saavad. Kui siis sündmus on siis selline, et on vaja võimalikult paljule elanikele siis seda infot edastada. Uuem äpp on veel eesti.ee mobiiliäppe, see on nüüd uuem. See on veel mõned kuud siin tegelikult kasutuses olnud ja samamoodi saab saada siis riiklikku ohuteavitust, kas riiklikku või siis maakondlikku. Ütleme, kui me räägime suurematest ohuolukordadest, näiteks sõjaline ohuolukord, siis Eestis on paigutatud siis 22 asulasse sireenid. Ja kui sireenid kõlavad, siis see tähendab meie jaoks seda, et esimene asi on see, et me peame varjuma. Ja kui sireenid kõlavad, siis mõned sekundid hiljem saadetakse elanikele. Ei kuule ju. Siin mõtlengi, kui sireenid kõlavad, aga teil tegelikult, kui te ei kuule, siis te saate infot selle kohta, et koheselt toimub tegelikult ka see. Paralleelselt saadetakse ka EE-alarm. Saadab ohuteavituse sõnumi ja võimalusel siis tuleb ka mobiiliäppidesse see teavitus. Et see teeb teile väga oluline, miks on need äpid tegelikult olemas, et tuleks dubleeriv info. E-alarm saadab sõnumid ja äpist tuleb sõnum. Korteriühistutes räägime ka näiteks varjumisest, kui meil tulebki see teavitust ja me peame varjuma, siis ülioluline korteriühistu elanikel teada, kes on trepikojas need, kes tegelikult ei pruugi olla kuulnud seda infot või nad ei ole näinud infot,
või samamoodi, kui kellelgi on ka veel liikumise mured ja nad ei saa nii kiiresti liikuda. Et kui oluline on see korteriühistus, ka see kogukonnaga või ühiselt toimetamine ja samamoodi üksteise aitamine. Aga siin on ainult see naabritega ja ühistusse koostöö. Et see koostöö peab toimima enne, kui on alganud kriis, vaid tegelikult me saame valmistuda enne kriisi, et me teame, kes vajavad tegelikult lisatoetust ja abi. Kohal on siis see, et kui on vaja varjuda, me jääme alati sellesse hoonesse, kus me parasjagu viibime. Kui me kõnnime tänaval, siis on meil võimalusi mitu. Kui ma tean, et on olemas kuskil avalik varjumiskoht, ongi mõeldud ja seal on piisavalt ruumi, siis selline märk, oranž taust, sinine kolmnurk ja all on siis avalik varjumiskoht. Et kui on vajadus, see on mul lähedal, siis ma lähen siia, kui ma olen tänaval. Ja kui ma ei tea, kui ma olen viibin tänaval ja ma ei tea, et mul läheduses on avalik varjumiskoht, siis kehtib soovitus esimene avatud uks, sest kui uks on avatud, siis kindlasti keegi korterisse või majja sisse või? Kui on vaja varjuda, siis on esimene avatud uks, sest ka nemad peavad varjuma. Seal on ikkagi see, et inimene hoiab inimest, et tänavalt ära. Või maa-alused parklad just. Aga avalik varjumiskoht on siis sellisel juhul, kui ma olen avalikus ruumis tänaval. Kui ma olen juba hoones, kui peab varjuma, siis ma ka jään siia hoonesse. Sest nii kui ma hoonest välja lähen, võin ma seada oma elu ohtu. See on avaliku ruumi jaoks. Nii. Ja aga mina näitan teile matkapliiti ja keegi saab seda kohe ka oma käega siis tööle panna, töökorda seada. Et matkapliit iseenesest on väga lihtne, väga kerge ja selleks, et ta toimiks, läheb vaja pliiti. Kas see kütub gaasiga? Jah. Aga see peab olema ostetud ka ja täis, jah? Ja sellel gaasib, ma räägin ära, siis saab keegi kohe praktiliselt teha. Paluti, et natuke siia tuule osa, nemad ei näe. Jah, nii. Et matkapliidile käib siis selline balloon gaas ja sellel, kui ta märkate, et balloon gaasil on siin väike ava, ta ei ole kinni, vaid siin on üks väike ava. Nii. See ava on väga kindlal põhjusel, sest kui see balloon, me paneme selle siia sisse, pessa, siis siin on tegelikult üks väike selline, kuidas ma nimetan seda nüüd? Nii. Ja kui ma panen ta ilusti pessa, siis see ballooni, see väike ots peab väga ilusti, te saate kõik seda pärast proovida, peab väga ilusti minema, ma näitan siit. Hoian äkki, mis sa saab. Jaa, väga hästi. Siis see väike ots peab minema siia sisse. Nii, lähme lähemale, ma paneme siia sisse. Nii, nüüd järgmisena, kui te näete, et see gaasiballoon on siin lahtine, see ei... Mida peab edasi tegema? Siis ma panen praegu siia maha. Siis nüüd tuleb see gaasiballoon meil ära fikseerida. Seetõttu me kasutame siin ühte sellist nuppu, on siis lukk ja luku ma fikseerin, kui ma tõmban siit kinni. Vähelt vajutan alla, ehk ma nagu vinnastan, ma lukustan selle gaasiballooni ära. Aga nüüd peab jälgima seda, et kui ma olen siin valesti pannud, siis ta ei pruugi korralikult anda ühendust, et siin võib seda peab hoolitsalt jälgima. Siin matkapliidil on see ülemine osa juba õiges asendis. Osadel matkapliitidel on see pealmine osa siis transpordi asendis, et ma pean selle lahti võtma ja siis õigesti asetama. Nii, siin me näeme, et nõndanimetatud selline lipukene on üleval, ta on ära fikseeritud. Mul on pliit ilusti tasasel pinnal ja mul ei ole siin riiet, vaid tegelikult on see materjal samamoodi on laht. Aga mitte selles suhtes kergesti süttiv. Veel parem on, kui siin on mingi kivi all või siin on selline puit all. Ja kuidas ma siis teda sütan? Ma keeran, siin on off ja siin on on. Ehk kinni, lahti. Ehk ma keeran selle siit alla.
ja tegelikult leebised tuleb. Siin on juba säde olemas, ei ole vaja tikku, ei ole vaja siis säksi. Ja kui ma panen poti peale, teen söögi ära, siis ma võtan vastupidiselt ka selle gaasiballooni siit välja. Niimoodi ta ei tule, ta on fikseeritud, võtan luku lahti ja tõmban gaasiballooni välja. Sest kui gaasiballoon jääb sisse, siis ta võib ikkagi natukene immitseda. Ja hiljem seda gaasi muidu koguneb ja mis juhtub, kui gaasi koguneb, keegi sinna mingit, ma ei tea, kasutab säksi, võib siis ikkagi seda leeki tekitada. Aga nüüd annan kohe, palun, teeme siis koos. Ja ärge muretsege, kui kohe meelde ei jäänud, sellepärast, et kui te matkapidi ostate, siis on kasutusjuhend kenasti olemas. Jõuga ei ole vaja. Peale, nii. Paneme kinni. Nii, tule siia poole. Nii, ja siis. Veel. Siin on suulastajad. Jaa. Siin on ka kõik vaasid peab olema. Midagi, jah. Nii, ma ei tea, kas sealt läheb, kas seal tegelikult, kui ma võtan selle ära, et ma saan siit välja. Sest siin ei ole vähemalt. Saab küll välja siis. Siis on ta hea praht või see asjad niimoodi kokku ja sinna saab 30-40 inimest mahub. Palju me siin ruute on, 20 inimest, 2 ruumi, no ma arvan, kui meid on praegu siin 15, me mahume 15 praegu ei ole. Jah, no enam-vähem, 20. Meil on siin ruumi, kui me saame, kui need ruumid on niimoodi tühjemad, siis tegelikult me saame jah, et vana vundament võib muidugi ära laguneda. No ei tea. Et siin kohal ongi võib-olla kõige paremad on meil varjumisnõunikud, kes annaksid, hindaksid ära selle, need toestuse teemad. Et siin on ju samamoodi vahesein ehitatud, aga igal juhul on see turvaline, sest üleval ei olegi meil 2 seina ju, et seda 2 seina reeglit. Jah, et see on tuhaplokk, need on nõrgad, ütleb. Aga kui me oleme üleval, siis tegelikult on meil oht veel. Aga selle täpsemad hinnangud mina ennetuspartnerina ei oska hinnata seda tugevust. Küll aga siin ongi tõesti hea üle vaadata näiteks varjumiseksperdil, kes siis hindab, juba vaatab, teab seda materjali tugevust. Samamoodi see sein on ju betoon, see on betoon, aga jah, seal on see plokk. Ja see on paks betoon, siin on paks betoon, need on juba tugevad, et kui on ka mingi selline, kus ma ütlen, mingi mürsk eemal, siis see peaks olema ikkagi pidama. Varu väljapääs akna kaudu on ilusti olemas ja siin ei ole ka klaasi. Teisalt on ka see, et meil on avatud uks sinnapoole ju. Ka seal ma nägin mingit valgust, et saab vajadusel vist välja. Teine. Ja sealt saab, et küll aga on see, et siin pool, me saame, jah, seal ei ole küll aken, aga siin on meil varu väljapääs ja sealt tegelikult saab ka veel. Ja see hetkel on päris siin. Jah, et tahaksime öelda suur aitäh teile. Jah, et me lähme küll keeldesse vaatama, aga selle koolituse eest ja ka info meile andmise eest suured tänud meie kõigi poolt teile. Teie täname kutsumast. Aitäh!